kvaliteetne eritellimuslahenduste valmistaja A-Ruut tuli välja uudisega mööblidetailide tehase värvimine. Milliseid lahendusi otsivad inimesed on siia oodatud? Meie juurde on oodatud kõik inimesed, kes soovivad näiteks oma mööblit kodus värskendada, disainerid, kes soovivad leida mõnda erilist lahendust oma disainiprojekti, siis samuti ehitajad, kellel on vaja näiteks oma tellijale mõnda erilist siseust või põrandaliistu või aknalauda nagu viimistletuna saada. Neid kõiki me aitame hea meelega ja pakume omalt poolt välja, omades suurt kogemuspagasit ja hästi palju erinevaid näidiseid, pakume välja lahendusi, et kuidas võiks see välja näha. Te valmistate ja viimistlete erinevaid väikeehitusdetaile, siseuksi ja mööblidetaile. Milliseid materjale aga üldse värvida kannatab? Eelistatud on plaatmaterjalid, MDF, puitkiudplaadid, samuti täispuit on väga levinud, et täispuidust tehakse väga palju erinevaid asju. Erinevad siseuksed valmistatakse ka väga erinevate tehnoloogiatega, täispuidust kuni õhulise, pehme, kerge ukseni välja. Kui on olemas vana osalise klaasinguga puituks, siis kas selle võib ka üleni ja ühes tükis üle värvida, kui on soovi? Ja ikka, aga kindlasti see peab arvestama, et see nõuab rohkem tööd, et see sõltub sellest, et kui head tulemust soovitakse vanast uksest saada. Et ta võib lihtsalt üle värvida, tulemusi ja nii hea, aga võib ka samuti teha ka lõpuni korda ukse, et tal on uks paistab välja nagu uus. Et see sõltub, kui palju inimene on nõus maksma selle eeltöötluse eest, et see eeltöötluse maht on väga suur selles, kui me midagi üle värvime, nagu mõnda vana asja näiteks, et see võtab aega päris palju. Kuidas see protsess teil siin käib? Milline on eeltöötlus? Me võtame detailid, saame need kätte, siis me hindame, vaatame üle, mida nendega teha, lepime kliendiga kokku ja siis juba ongi, et siis tehakse eeltöötlus, neile lihvitakse, pahteldatakse, kus vaja on ja siis juba värvitakse üle põhimõtteliselt, et me värvime kõike pihustusmeetodil, et pind jääb ideaalne sile, et probleeme ei ole. Millised need erinevad viimistlusvõimalused on? Viimistlused on niimoodi, et on täis matist kuni kõrgläikeni välja, et see läige annab väga palju juba juurde, et kui on kõrgläikiv, siis me suudame viimistada pinna nii siledaks, et see on nagu peegel. Omades kodus musti kõrgläikelisi poleeritud köögikapi uksi, siis sealt pealt suure tõenäosusega saab vaadata, et kui ilus inimene välja näeb põhimõtteliselt, kui ta vaatab ennast sellest. Kui vastupidav kõrgläikeline värv on näiteks näpujälgedele ja kriimustustele? Kindlasti peab neid hooldama rohkem, et kui mina oma koju valiksin, ma valiksin kindlasti matipinna võimalikult või poolmati, kuna see on vastupidavam kulumisele kui kõrgläikiv pind. Kõrgläikiv pinda peab praktiliselt iga päev või üle päeva hooldama, et pead jälgima, et sinna erinevaid kriimustusi ja täppe peale ei tule. Saan ma õieti aru, et kui on soov näiteks köögi fassaadi uuendada, siis võimalikud juurde tellitavad või asendatavad mööblidetailid saab ka siit tellida ja värvida lasta? Jaa, aga seal on mõte selles, et kui see renoveerimine on liiga töömahukas, siis me pakume välja, et me valmistame uued detailid kliendile lihtsalt, et kas siis osaliselt või kogu mahus põhimõtteliselt, et kusagil on mõistlikkuse piir sellel asjade üle värvimisel ja taastamisel, et tihtilugu on lihtsam ja soodsam kliendile teha täitsa uued asjad, et uus köögifassaad nullist teha on mõistlikum kui hakata vana fassaadi parandama, aga seda muidu ei saa hinnata, kui tuleb need asjad siia tuua meile töökotta ja siis me saame need üle vaadata. Kuidas igasuguste mustrite ja jooniste pinnale kandmisega on? Nendega samuti on võimalik teha erinevaid mustreid, võimalik erinevaid pilte kanda kapifassaadile näiteks, on võimalik võtta ilus maastikupilt, printida see ilusti kapifassaadi peale, siis viimistletakse see kaitsva lakikihiga üle ja siis on teil ilus loodusmaastik näiteks köögifassaadil, mis on väga eksklusiivne ja ainulaadne põhimõtteliselt. Ja samuti on võimalik erinevate efektidega mängida puidu peal, spoonplaatide peal, teha erinevaid erilahendusi, erinevate toonidega, samuti kombineerida erinevaid toone, täppe teha peale, mustreid, hästi palju võimalusi on. Klaasiga on alati lood keerulisemad kui puitdetailidega. Kui klaasi viimistleda, siis seal on mitmeid riske, et me oleme viimistlenud klaasi juba aastaid ja oleme saavutanud selles päris suure teadmiste pagasi.
et klaasi võib ka samuti efektvärvidega viimistleda mitmes erinevas toonis. Klaasi puhul, mis teeb asja huvitavaks, on see, et klaas alati jääb läbi kumama, nagu läbi klaasi vaadatakse seda viimistlust. Ehk siis köögi taustaklaasid, köögi kapiuste klaasid, siseuste klaasid näiteks, et neid kõiki saab nagu viimistleda väga edukalt, samuti vannituppa, saunauksi, kõike on võimalik nagu üle viimistleda erinevate viimistlusvariantidega. Kui mul on selline vana mööbel, millel on ka nupud ja mingid metallistud ja tahaks seda kõike üle värvida, siis kas ka see on võimalik? Jaa, see on samuti võimalik, et me saame ka need nupud ja liistud üle värvida väga edukalt, et kuigi samuti, et seal on teatud piir, et võib juhtuda, et ka mõnda nuppu me ei saa üle värvida, aga selleks ongi vajalik asjad kohale tuua ja me vaatame need asjad üle ja siis anname nõu.